teise liiga hooaeg sai selleks aastaks ühele poole. Väljakult käis läbi 22 erinevat klubi kasvandikku ja enamus said oma esimesed ristsed ja nägid, mis tase on. Jah, saime mängida väga erinevate taseme võistkondade vastu. Nii nooremad vastased, vanemad, kogenumad vastased, peaaegu meistriliiga tasemel vastased. Seega ja meie enda poisid, kes tegelikult ju esimest aastat täiesti said sellist kandat rolli. Üldiselt ma arvan, et võime rahul olla küll selle arenguga. Oli positiivseid hetki, oli valusaid kaotuseid, kõik andsid meile kogemust juurde. Järgmine aasta on noored juba järgmiseks sammuks valmis, kes peab juba mingit rolli hakkama esiliigas kandma. Osad mehed kindlasti saavad vähe suuremas rollis olla teises liigas, et jääme huviga noorte arengut jälgima. Ma arvan, et eesmärk, et teine liiga on noorte projekt, kus meie enda noored saavad kanda kinnitada. Ma arvan, et see eesmärk sai teetud meil võistkonnal. Rohkem oleks võinud publikut käia natuke. Arusaadav, et tulid kaotused ja see vähendas publiku huvi. Aga see, et meie enda noored mängivad, tegelikult seda enam võiks tulla neid teise liiga mängi vaatama. Noortel on tore ju mängida, kui on saal rahvast täis, ruumid põrisevad, pasunad puhuvad. Inimesed elavad kaasa hoolimata sellest, et kas tuleb kaotus või võit. Et see tore on võita, aga see ei ole ju otseselt selle liiga põhieesmärk. Põhieesmärk on oma noortele pakkuda head emotsiooni. Seega järgmine hooaeg tahaks näha kõvasti rohkem rahvast saalis. Kes on boss? Raigos! Jõu!